Aga tere tulemast kõigile, meil on selline huvitav omamoodi kooslus, et me oleme taaskasutusbutiigis ja osad inimesed istuvad ja tegelikult on selline, ei ole päris stuudio, aga ma usun, et kõik mõistavad, et saate vahepeal võib-olla oma toole vahetada või midagi, et kui läheb väga keeruliseks istumiseks. Aga kas meil juba filmib? Jaa. Siis on hästi, siis me alustamegi ametliku osaga nüüd. Ja. Aga tere minu poolt ka, mina olen Kadrian ja mul on tõesti nii suur rõõm, et me siin mõnusalt tihedalt, mitte eestlaslikult lähedal üksteisele saame istuda. Ja aitäh, et te kõik nii aktiivselt bingot mängisite, nii et ürituse lõpus siis tuleb sellele ka vastav tasu. Aga täna siis salvestame podcasti ja Kai, millest me rääkima hakkame? Me räägime suhetest, mis on disainitud toimima ja me istume siin kahe väga inspireeriva naisega, noore neiuga, tänavu väga roosas, kes tegelikult täielikult kehastavad seda imelist koostööd. Ja kui rääkida siis human designi terminoloogias, siis meil on siin üks generaator, Pilleriin, kes on ka selle taaskasutusbutiigi teine tiir looja. Ja, just. Ja Annika, projektor, kes on siis aitab Pilleriini ja siis ütleme sinu koostööpartner. Just. Ja see kombo on ka human designi mõistes väga kihvt, et just generaator ja projektor koos töötavad ja aitavad üksteisest tuua siis esile neid kõige paremaid tugevusi. Ja täna vaatamegi, et kuidas võib-olla nagu teie see teadlikkus human designi osas on aidanud veel paremini teie koostööle kaasa. Aga enne kui me lähme süvitsi, meil on siin hulk ilusaid naisi ja mehi. Kes teist teavad oma energiatüüpi human designi järgi? Seal on 5 tükki, võite käega märku anda. Ahah, väga hea. Kas on keegi, kes ei tea, võite ka käega märku anda. Kas on mõni, kes ei tea? Mõni on väga äge, küll selle leiame pärast, selgitame pärast välja. Küsiks, kas keegi on, kes human designist varem ei olnud mitte midagi kuulnud ka? Okei, sellist ei ole. Väga tore. Ja, aga Pillerin, asume kohe korraks sinu juurde, et sa oled nüüd puutunud kokku human designiga nii äripartnerite lugemises kui ka tegelikult paarisuhte lugemises. Et me küsimegi tegelikult sinu käest, sinu oma sõnadega, mis on sinu jaoks human design? Mis on minu jaoks human design? Ma arvan, et see on midagi nagu palju olulisemat, kui ma oleksin osanud arvata. Et kuidas mina tegelikult teiega tutvusin, oli see, et me tutvusime siinsamas teises tiirus. Te tulite meie esimesele private shopping sündmusele. Ja too hetk ma olin kuulnud sõna human design, aga ma ei teadnud, mida see tähendab. Ja minu jaoks tegelikult läks ju hästi kiiresti see pall veerema, on ju. Et kõigepealt me kohtusime, siis me tegime lugemise mulle ja Annikale ja siis juba mulle ja minu abikaasale Kristjanile, kes on ka täna siin meiega. Ja et ma nagu mõtlesin ka selle peale päris pikalt, et mis see siis minu jaoks on ja ma arvan, et mingis mõttes on see nagu positiivne kinnitus kindlasti. Et see, mida ma teen, ongi tõesti minu disain ja teistpidi jällegi võib-olla see on ka nagu mingis mõttes olnud nagu viis lahti laskmiseks ja endale andestamiseks, et generaatorina see osa minu sellest nii-öelda disainist on ka see, et mul lihtsalt alati on tundunud, et ma satun mingitesse väga keerulistesse olukordadesse ja ma olen mõelnud, et mul on midagi viga. Et ma panen sinna ennast meelega, ma otsin konflikte, ma lihtsalt ei meeldi inimestele, inimesed ei meeldi mulle, kõik see on ju. Ja siis tuleb välja, et ei, ma olengi pidanud olema kõikides nendes olukordades, et olla täna siin, on ju. Et no ma arvan, et human design ongi see, et see ongi meie enda nagu disain on ju kõige paremas mõttes, et sellel kõigel on nagu mingi suurem põhjus. Ja kui vaadata, ütleme, meil on siin selja taga 3 kaarti, mis kutsutakse siis bodygraphics, nii et kes teab, siis üsna alasti tunne võib-olla, et kogu energeetika on siin ilusti teil seina peal nähtaval. Et siin on Pillerini kaart, siin on Annika kaart ja siis teie kaart koos.
ja sinu kaardist näiteks see 38 kanal ongi see, mis kohe tuleb, et läbi raskuste õpid, et see on nii tore, kuidas sa seda kirjeldad ja tegelikult kaugemale jõuad, aga praegu ma ütleks küll, et võib-olla märkate ka, et kui generaator, ütleme, mis on generaatori olemus, on see, et sul on imeline võime vastata elule ja vastata nendele elementidele, mis sind inspireerivad. Ja kui sa siis kasutad oma energiat selleks, et teha midagi rõõmuga, siis sa särad, sa tõmbad õigeid inimesi ligi ja mina ütleks küll, et siin on üks selline väga särav inimene diivanil, et kinnitab, et oled õigel teel. Ja Human Designis üldse ongi siis 5 baasenergiatüüpi, et ma usun, et meil on siin ka generaatorid, meil on manifesteerivad generaatorid, meil on projektorid, reflektorid ja manifestorid. Ja Annika on meil projektor ja projektorid ongi loodud siis võib-olla täitsa nagu vastandiks generaatoritele, kes on mõeldud siis just suunama seda energiat, seda kirge. Nad on loodud siia, et juhendada inimesi, teha süsteeme lihtsamaks, efektiivsemaks, hoida fookust ettevõtluses või ka iga nii-öelda nagu ka muidu elus. Ja kui ma sinu käest, Annika, küsin, et sa tead juba Human Designist nii-öelda nagu mõnda pikemat aega, et mis on võib-olla üks asi, mis tänu sellele, mida sa teed täna võib-olla iga päev näiteks teistmoodi või mingi põhiasi, mida sa teed tänu selle teistmoodi? Ma arvan, et see on lihtsalt selline uskumus, ehk siis mina võtan Human Designi kui sellist toetavat süsteemi ja võib-olla minu see heureka moment oligi see, kui ma lugesin projekti kohta ja esimest korda oli see oota kutset, ma olin, issand, see Anka, kuidas ma seda varem, et nüüd ma saan aru, et ehk siis kui ma olengi tunnustatud, ma olen kutsutud, et ma kohe olen palju rohkem motiveeritud ja mul tulebki neid ideid, ma suudan paremini toimida, et nagu närvisüsteemi suudan rohkem rahulikumana hoida. Ehk siis minu jaoks on nagu Human Design ja mida ma võtan nagu kaasa, et mida ma projektorina siis nii-öelda rohkem teen. Ma ütlekski ongi selline arusaamine, et ma toimin ja ma töötan paremini nagu nii inimestega kui tööl ja üldse sõpradega, et ma kuidagi tunnen, et kui ma olen nagu kutsutud ja oodatud, et siis ma nagu suudan nagu paremini suhelda ka, et teistmoodi kohe tunne nagu. Ja ongi generaator ja projektor, meie oleme ka siin, Kai on projektor, mina olen manifesteeriv generaator, et kes ei näinud lugeda. Et siis see kombinatsioon ongi just väga-väga lahe, et kui generaator siis kasutab või on selles heas energias, siis projektoril ongi see andekus ja võime siis seda suunata, et vastavalt luua veel rohkem efektiivsust, et selline kombinatsioon, ütleme ka just koostööpartnerite puhul on tegelikult väga-väga hea. Ja täna me istumegi siin teises tiirus, mis on tegelikult siis Pilleriini ühe suure unistuse teostus. Te istute reaalselt kellegi unistuse sees praegu. Mis on väga ilus, mis on väga kaunis. Ja see kõik on tegelikult siis alguse saanud juba Pilleriin lapsepõlvest, kes, kui ta on fännas vanaema juures Lõuna-Eestis, teil käisid seal sellised kaubatiirud ja juba seal fännasid, eks ole, kõiki neid nii-öelda vanasti öeldi, eks ole, väga otseselt nagu kaltsukad, kus olid vettinud banaanikastid ja kus on igasugused viltused, need riidepuud, seal on tihtipeale mingisugune hais, aga inimesed on väga meeldivad, eks ole. Et kui mõtleme, ja kui sa mõtled kaltsuka peale, siis seda vahelt niimoodi ongi. Aga Pillerinil oli siis unistus ja soov seda tegelikult, et luua sellist ruumi, kus ongi inspiratsiooni, kus on riied, saavad särada, kus inimesed saavad tuua võimaluse anda oma riietele, keegi leiab midagi uut ja midagi ägedat. Et see teekond tõenäoliselt on lapsepõlvest olnud nagu päris pikk, aga ütleme, et see ettevõtlus kui selline, et kui sa mõtled, et mis oli võib-olla sinu jaoks, kui me rääkisime generaatori strateegiast, et mis sind on selle tee peal nii-öelda nagu kõnetanud, mis on see, mis on andnud sulle elevuse, ehk siis see strateegia justkui, kuidas tuua oma ellu neid võimalusi, et mis on olnud see tõuge, kus sa tead, et nii, aga nüüd ma teen ära, miks see ei olnud varem, miks see oli just nüüd? See on väga hea küsimus. Kui ma vaid teaks, miks ei olnud varem ja miks oli nüüd. Et ilmselt selleks, et tunda ära see õige kõhutunne, oli vaja tundma õppida seda kõhutunnet, mis ei ole õige. Ja see võttis mul ikka omajagu aega, on ju. Et
ja üldse hästi nagu raske minu meelest oligi, ma olen olnud alati nagu hästi-hästi suur genereerija, väga palju energiat on mul olnud, väga palju mõtteid on mul olnud, ma olen olnud täiesti peatamatu nagu selle parimas mõttes. Et jumal tänatud, et see Annika meil siis nüüd siis siin on, kes mind siis juhendab, et mine nüüd sinna, mitte ära mine sinna, onju. Aga enne ma pidin ilma Annikat hakkama saama ja noh, see teekond siia oligi see, et ma panin hästi palju energiat nagu projektidesse, mis tegelikult mitte midagi mulle ei andnud, mis noh, põhimõtteliselt mul olid siis tšakrad kogu aeg kinni. Ma tegin veel rohkem ja ma olin veel õnnetum, mida rohkem ma tegin, ma muutusin ainult õnnetumaks kogu aeg. Ja siis mingi hetk ma lihtsalt enam ei suutnud, sest inimvõimetel on ju paratamatult piirid, on ju. Ja siis mingi hetk ma võtsin pausi, hakkasin mõtlema, et mida ma siis nüüd ikkagi teen. Ja ilmselt sellega, kui ma andsin nagu oma kehale ja peale aega, siis hakkasid ikkagi mingisugused nagu võimalused paremini peas jooksma. Ja kuna see mõte tegelikult seda poodi teha oli mul juba nagu väga-väga ammu ja ma arvan, et see süvenes sellega, mida rohkem ma reisisin, et reisidelt ma sain hästi palju inspiratsiooni ja kuna mind käivitab see, et ma näen midagi ja ma olen mingi, issand, nüüd me teeme selle ja me paneme selle sinna. Super. Ja siis kõikidelt nendelt reisidelt mul tuligi nagu kõik see ideede laegas nagu koondus kokku, aga siis tekkis nagu takistus selles, et ma millegipärast olin endale pähe võtnud, et ma ei saa seda üksi teha. Et see on nüüd selline asi, mida ma teen kellegagi koos tingimata. Aga kujutate ette, ma ei leidnud mitte ühtegi inimest, kellega koos seda teha. Saate aru, jah? Täiesti uskumatu. Kas sa küsisid? Ei! Ma olin nagu mingi, kus te olete kõik? Hakkame tegema, mida te istute siin? No kõik istusid rahulikult edasi ja siis juhtus nagu selline asi, et ma ei tea, ma ei saa öelda, et mul oleks nagu, kas mul oli mingi kõhutunne. Ma arvan, et see päev, kui ma otsustasin, et ma teen selle poe ära, oli selline päev, et ma helistasin ise ühte poodi, kui ma tahtsin oma asju müüa, nagu müüki viia. Ja siis sealt öeldi mulle, et ei, ooteaeg on 3 kuud, et oota täitsa rahulikult. Siis ma olin, mis asja? Ma teen selle poe 3 kuuga valmis ja ma olin rahulikult nagu need asjad sinna ise müüki. Ja nii oligi, et me hakkasime seda ruumi otsima aprillis ja augustis me avasime juba. Et tada nagu. Väga vinge, kiire protsess. Kui see tõuge justkui, muutubki võib-olla see frustratsioon muutub nii välja kannatamatuks. Ja mina ei suutnud oodata enam. 3 kuud ma küll ei oota. Et siis ongi vaja ise teha, et see käivitus on nii tugev. Et aga Annika, sinul see strateegia toimib täiesti teisipidi, et nagu sa alguses mainisid ka, et see kõige võib-olla toredam või kasulikum asi projektori puhul, mis sa õppisid, oli see, et oodata kutseid, siis kuidas ja see kutsete ootamine ongi siis sinu nii-öelda kõige strateegia, mis viib kõige kiiremini eduni. Et kuidas teie koostöös see kutse välja nägi, et see oli konkreetne kutse ju. See oli konkreetne kutse, jah. Nagu enam konkreetsem oleks saanud olla. Et tule teeme asja koos. Et tule aita mul korraldada see avamisüritus. Et põhimõtteliselt sealt saigi alguse, et Pille võttis muga ühendust, siis tegelikult me nägime juulis, pidime rääkima terve õhtu, veetsime samas seltskonnas, me ei rääkinud. Mina nagu julgenud ka minna, et ma ei tea, ju siis ta ei taha ikka muga, ega ma ka ei lähe, kusjuures ma veel olime seal sünnipäeval, siis ma mõtlesin ära, kas me peaksime rääkima, ma ei tea, ta tundub nii eemal olevat, ju siis nagu mina ka ei lähe rääkima, et nagu see vahet ei ole nagu, et see peab olema loomulik minu jaoks, et aga eelnevat, enne kui ma ei saanud aru sellest ootakutsest, ega ma tegin ka palju asju ja ma põletasin ennast väga palju läbi ja ma paningi lihtsalt valedesse kohtadesse energiat ja tegin, aga lihtsalt nüüd ma saan aru, et minul toimib kõige parem see, kui ma teen minimaalselt tööd ja nagu maksimaalne tulemus. See on see parim kombo mulle. Ehk siis kutse oligi selline, et Pille kirjutas mulle ja siis ma lõpuks helistasin vist ise talle, et räägime siis asjad selgeks. Ja siis ma tulin siia külla ja siis ma olin kohe mingi, ossa, mul on nii palju ideid ja me seda. Ja ma arvan, sealt see usaldus tekkiski hästi kiirelt, sest et ma nägin, Pille usaldab mind, kui ta ise kutsub mind, et ju siis ta usaldab mu tööd, ta usaldab mu visiooni ja et ta on vastuvõtlik mu ideedele, et mitte see, et nagu et tahab kontrollida olukorda, et see on nagu see põrkumine minu jaoks, et aga Pille minuga õnneks ei kontrollinud nii palju, et võib-olla ta tõesti usaldas, aga mul on hea meel, et usaldas. Ma olen väga palju kihvti üritusi teinud ja tuleb veel ja mis on tegelikult hästi huvitav, et ma Annikale enne peegeldasin ka seda, et ma ei ole muidu üldse usaldav. Vastupidi, et tegelikult ma ei tunne Annikat, enne ei tundnud üldse.
et me oleme nagu liikunud ühises sõpruskonnas, aga kuidagi jälle see tunne, et ma teadsin, et mul on kedagi appi vaja, ma olin nüüd aru saanud sellest, et ma ei saa enam kõike ise teha, kuigi ma olin siiani teinud, on ju, mingi elu hinnaga. Ja siis mul oligi nagu ainuke mõte peas oli, et Annika, et no see Annika peab mind aitama. Nii, ja siis õnneks ta tuli mul appi, on ju. Ja mul oli vaba ka. Ja mul oli nagu algusest peale kuidagi see, et mul ei olnud nagu kordagi sellist tunnet, et ma peaks midagi üle kontrollima või mingit usaldamatust nagu kordagi, mitte ühtegi mõtet isegi, et aga noh, muidu nagu eelnevas näiteks palgatööl käies, issand jumal, kogu aeg vist nagu nädalavahetuseti mõtlesin, kas nad teevad ära need asjad või kas nad juba teevad neid, millal nad teevad neid. Et Annikaga ma ei ole kordagi midagi sellist tundnud. Ja see ongi, kui see kõik on mõeldud justkui olema ja kui sina tunnustad, siis ma kujutan ette, et sinust tekib see tunnetus, tahe, soov, et selles osas see kombo ongi, miks see kutse on ka nii oluline, et ühelt poolt sina kutsud, sinul on see usaldus, aga teiselt poolt sina tunned, et sa oledki tunnustatud ja sul on tahe, soov aidata. Et see teie võib-olla alustus või äri algatamine läheb hästi kokku ka, kuidas meie Kaiga Human Design Studioga algust tegime. Et samamoodi mina siis manifesteeriva generaatorina mind koondati nüüd üle 2 aasta tagasi. Ja mul ei olnud mitte midagi, millele vastata, et justkui see, et mitte midagi ei kõnetanud, et ma ei tahtnud kuskile kandideerida, ei olnud seda sisemist energiat. Ja me pidime üks päev kokku saama ja eelmine õhtu mul tuli endal mõte, et oota, aga võiks seda human designi asja teha koos. Ja siis ma ise läksin nii elama sellest, et ma ei saanud terve öö magada. Ja siis ma järgmine päev tegingi Kaile ettepaneku, et võiksime hakata koos siis human designi äri looma. Ja kuidas sa selle kutse peale reageerisid? No ja vaata, sul oligi, et teinekord ka võib reageerida ainult oma mõtte peale, eks ole, et ei peagi alati nagu väljapoolt tulema. Ja minul, kuna ma olen human designiga nii kaua olnud kokku puutunud, siis selleks hetkeks ma tegelikult olin oodanud mingit kutset juba 10 aastat. Ma teadsin kohe, kui ma human designiga kokku puutusin 2013, et see on minu oma ja ma tahaks midagi, mida rohkem ma uurisin, seda rohkem mulle sai selgeks, et see on midagi sellist, mis ei aita ainult mind ennast, vaid aitab ka teisi inimesi. Ja need visioonid, mul terve Pinterest täis sellest, et kuidas ma teen oma äri ja et mul on mingi inimene ja kõik need tegevused, aga seda ma teadsin, et projektorina ma ei saa võtta ise seda algatust, ja kindlasti ka, et ma ei tahtnud samamoodi enam üksinda teha. Ma olin varasemalt proovinud erinevaid asju üksinda teha ja siis mul oli kõrval ema, kes oli generaator, et mul oli see koostöö nagu olemas. Ja siis see tuli ja siis tuli Kadri-Ann oma selle tunnustusega, et kuna ta teadis, et ma olen varasemalt nagu sellega rohkem tegelenud, et siis tuli see tunnustus, me olime rääkinud sellel teemal. Minu jaoks ma lihtsalt oodanud, et keegi tuleb ja keegi ütleb mulle, et Kai, hakkame tegema. Et selles mõttes see oli nagu hetkeline kohe, ja see on väga hästi toiminud, et see dünaamika peab alguses kohe paigas olema. Et ilmselt kui mina oleks tulnud sinu juurde selle kutsega, kui Annika oleks tulnud Pilleriini juurde selle kutsega, siis seal on kohe väike hõõrdumine ja seda tajub alles natukene hiljem. Et see algus paika saada on väga oluline. Aga kuidas te tunnete, et kui üks on projektor, teine on generaator, et mis te ise toote välja, et mis teie koostöös võib-olla just seda pidi hästi klapib või kuidas te arvestate selle human designi teadlikkusega, et võib-olla jaotuda vastavalt ülesandeid, et mõlemad saaksid siis särada ja olla omas elemendis? Ma arvan, et Pillel tuleb hästi palju ideid ja ma proovin vaadata suurt pilti. Ehk siis ma näen ka ise, et kuna mul on ka hästi palju energiat, et alguses seepärast, kui ma mäletan, kui ma lugesin projektori kohta, siis mõtlesin, et ma ei tea, et ma mõtlesin sama, kui ma lugesin projektori kirjas. Ma ise mõtlesin ka, aga tegelikult need teistmoodi väärtused natukene seal klapivad, et aga nagu ma ütlesin, ma võtan seda nagu toetava süsteemina, aga Pillega ma arvan, et koostöös, et just tulebki need ideed, mina aitan suunitleda ja neid strateegiat mõelda ja samaaegselt, kui tal tuleb neid ideid, et siis mul läheb ka nagu mõte lendama ja ma suudan nagu hästi tulla temaga samale tasandile, ehk siis me suudame nagu koos sealt luua ja
hästi kiireid otsuseid teha vahepeal mina vajan võib-olla mõtlemisaega, et omaette tegutsemisaega, ehk siis Pillega ma 5 päeva nädalas ei suudaks koos töötada nagu heas mõttes. Aga ma ei suuda siis kellegiga, mulle ei meeldigi töötada, ma olen aru saanud peale 7 kuud. Amen. Palgad on huvitav asi, aga kus ma nüüd jäin, oota. See ei taha minuga koos töötada. See oli valus. ei, aga me projektori generaatori, nagu me seal lugemises saime ka aru, et meid sobikski tegelikult, me hakkaks teineteisele. Ja ma sain isegi hiljem teada, et kui me reisile lähme, peame eraldi toad võtma. Ja teil on, kus selle tuleb, ma korra segan vahele, on see, et teil on, kui te vaatate seda ühist kaarti ka, siis 3 valget keskust. Ja sealt tuleb see, et teil on vaja seda ruumi justkui iseendale ja muid tegevusi ka, et muidu tõesti see nii palju avatust on teil kahe vahel, et te survestaksite ja ei saaks üksteisega hakkama. Ja, et sellepärast minu jaoks on ka oluline see, et ma saan nagu üksinda toimetada ja siis me tuleme kokku ja langetame otsuseid või mõtleme mingeid kastist välja ideid või üldse nagu genereerime nagu koos, et mulle meeldib niimoodi seda mõlemat poolt teha. Ja ma tooks veel välja selle, et üks on see strateegia, see pool, ja teine pool ma tunnen ise, et nagu ma saan Pilleka hästi palju julgustada, et ma tunnen, et mul on seda nagu julgust ja ma ütlen, et juba esimesel avanud mõtlesin, jaa, sa pead oma story'd rääkima, et sa pead inimeste südamesse minema, sa peadki olema haavatav, jah, räägi. Ei, kes seda saab kuulda, et kõik räägi ja nüüd sa räägid ju väga hästi, et tal on see storytelling väga hea. Ehk siis mina toon tema neid tugevaid külgi välja, julgustan teda, annan teistmoodi enesekindlust ja tema inspireerib mind nagu teistmoodi, et just see, et ta kutsus mind neid üritusi siia tegema, ma saan selle teistmoodi nagu tunnustuse, et okei, et mu tööd hinnatakse, et siis see kombo kuidagi omavahel on väga hea, et see inspiratsioon on nagu sihuke vastastikune, ma ütleks. No siis sa oledki täpselt selles projektori rollis, et projektori tihtipeale peabki olema see, kes suunab valguse sinna teise inimese peale, et minega ma tunnen, et ma tihtipeale aitan Kadrianil särada. Et see on see, et kui sa seda rolli saad nagu täita, et siis sa oled nagu, teisel inimesel läheb hästi, et ta on õiges kohas, eks ole. Sa näed, et projektorid näevad seda teise inimese väge ja andeid ja oskusi ja kuhu ta peaks seda energiat panema ja kui sa saad seda nagu väljendada, teine võtab ka vastu, eks ole, ta on andnud loa juhtida natukene, eks ole, et siis see toimib väga hästi. Sest minu jaoks see on nagu nii loogiline, et sa pead oma lugu rääkima ja inimesed pead samastuma ja kõik, et nagu, et Nojah, kui nii mõelda, siis see ongi loogiline, lihtsalt nagu ise selleni jõuda. Ei ole nii loogiline. Algus oli ebamugav, aga ebamugavad olukorrad arendavad. Me juba natukene jõudsimegi rääkida, et mainisite seda jutustamist, siis ka Human Designis üks väga oluline element on need väikesed joonekesed, mis sealt tulevad, lisaks nendele kastikestele, need on meie erinevad anded ja superanded ja on üks anne, mis on siis päikesevärav, mis on ligi 70% sinu sellest kõige suuremast andest, mis ongi justkui sinu missioon, seal juures on ka veel, see on osa nagu sinu missioonist ja su sünniristist. Aga et me räägime natukene lähemalt ka sellest, et teil kahel kummagil on ka erinevad need anded ja need sobivad omavahel super hästi kokku. Ja sul, Pilleril, ongi siis päikesevärav, ehk siis see kõige suurem anne on 56, mis tuleb sealt, kui te vaatate, siis see pruun kõrikeskus paremalt poolt üles. Ja see number 56 ongi tegelikult justkui jutustaja värav ja see jutustaja värav hõlmabki seda, et sul on, sa oskad väga hästi jagada enda kogemust edasi niimoodi, et inimesed võivad tunda neid emotsioone ja saada inspiratsiooni. Ja sellega sa lood mitte ainult siis ütleme, et sa oskad hästi lugusid rääkida, aga see justkui puudutab inimesi ja loobki rohkem autentsust, haavatavust. Et kui meil oli see lugemine, siis ma tajusin, et sind väga kõnetas. Ja kui ma olen märkanud nüüd sinu jagamisi ka sotsiaalmeedias, siis tõesti see, kuidas sa kirjutad ja kuidas sa lugusid räägid, et see väga puudutab. Ja alati loen lõpuni, isegi kui need on väga pikad tekstid, siis ma loen lõpuni. Alati on väga pikad. Aga kuidas sa tunned, et kas sa oled seda teadlikumalt kasutama hakanud, et või mis sinu suhe selle jutustaja andega on? Ja ma arvan, et see nagu toobki tagasi sinna, kust me oma seda salvestust alustasime, et mida see Human Design siis minu jaoks tähendab, on ju. Et kui ma praegu selle peale nüüd mõtlen, siis võib-olla see tähendabki nagu kuidagi enda annete usaldamist ja neile truuks jäämist. Et kui ma mõtlen selle jutustamise peale, siis see on mul
ühesõnaga, et me inimestena nagu, meil on kõigil enda kohta mingi arvamus, on ju. Me arvame, et me oleme milleski head, me arvame, et me oleme milleski halvad. Aga kui sageli see on tõsi, kas see on päriselt see, milles me oleme head või halvad, või see on see, mida keegi teine on pannud meid uskuma. Et selle jutustamisega on selline lugu, et mina olen ise alati arvanud, et ma olen väga hea jutustaja. Aga maailmas on olnud väga palju inimesi, kes on proovinud mulle selgeks teha, et ma ei peaks seda üldse tegema. Ja näiteks, kui ma võtan tagasi mingisse kooliaega ennast, siis kirjanduses, ma olen hiljem lugenud, ma olen alles hoidnud kõik, kui ma loen neid kirjandeid, ma mõtlen, ma olin nii noor, kuidas ma üldse suutsin midagi sellist nagu kirjutada, nagu selliseid seoseid luua ja ma ei saanud kunagi häid hindeid nende eest, sest et seal oli alati mingi probleem. Need ei vastanud õppekavas ette nähtud püstitustele, neis ei olnud võib-olla vajalikku loogikat, seal olid õigekirjavead, ühesõnaga ma ei sobinud jälle mingisugusesse klastrisse ja see ongi mu kõige suurem probleem või nagu väljakutse olnud, ma ei sobi klastrisse. Et ühesõnaga see on mind viinud nagu eemale sellest jutustaja rollist, aga ma olen ikkagi enda sees tundnud, et see on minu kutsumus. Et kui ma umbes 3 aastat tagasi palgatöölt pensionile jäin, kui 33-aastane saab nii öelda, siis mul oli väga suur soov nagu see jutustaja amet nagu igaveseks ära visata. Et ma töötasin väga kaua turunduses ja jutustaja roll on turunduses väga ju hea, on ju. Et turundamine ongi üks suur jutustamine. Aga võib-olla oligi see, et kuna ma olin too hetk nagu generaatorina selles kohas, kus ma olin kaose keskel, ma olin lihtsalt konstantselt kaose keskel, siis kaua sa jõuad olla kaose keskel, kui sa ei näe nagu mitte mingit selgust, mitte mingit helgust. Ja siis ma eemaldusin sellest jutustaja ametist ja hakkasin nagu vastu sellele võib-olla isegi nagu sõdima, et mina ei taha enam jutustaja olla, et võib-olla ma pean olema keegi teine. Ja kui nüüd me küsite mu käest, et mida see human design on mulle andnud, siis see human design on mu elus olnud nagu napilt 6 aega, on ju. Aga see juba on nagu andnud mulle selle, et ma kirjutasin selle hiigelpika postituse, ma pole Facebooki teinud mitte ühtegi postitust, ma ei tea, mingi üle 5 aasta kindlasti. Et see ongi nagu andnud mulle selle julguse, et okei, nagu vahet ei ole, mida need teised inimesed arvavad. Mulle meeldib seda teha, ma nagu ise ka tunnen, et see tuleb mul hästi välja. Ja ma panen nagu kõik oma hinge sinna sisse. Ja nagu tore on, kui see mingile 10 inimesele meeldib, sest mulle meeldib. Ma nägin vähemalt 22 like oli seal all. Väga hea. Mitu sõpra mul Facebookis on mingi 850. See oli siis kohe, kui sa oled mingi 5 minutit üleval olnud. Midagi siukest varakult. Ega see ei olegi tegelikult oluline. Aga paratamatult see mõjutab ju meie enesekindlust ja kõike, on ju. Ja see kõnetab, et see ongi see, et sa kunagi ei tea, kuidas see energia rolluma hakkab, et kes ta loeb, keda see tihtipeale me ei jaga ju ka kohe tagasisidet, et sa ei näe sinna kulisside taha. Ja mis sa mainisid ka, on ju, et sa tunned, et sa ise tead ju, kes sa oled, et võib-olla ma ise omalt poolt ütleks ka, et kõige suurem tagasiside, mis me oleme saanud, ongi see, et inimesed saavad kinnitust, et see, mis nad ise usuvad või tunnevad, et ma olengi selline, et ma olen normaalne või et ma oskangi seda hästi, ma võin selline olla. Et sa saad justkui nagu, me võime seda tunda, aga nii palju lihtsam seda enda kehasse lasta, kui keegi väljast poolt kinnitab või annab justkui loa, et see tegelikult ei ole loa andmine, aga toob selle meie reaalsusesse. Ja, aga Annika, sinu puhul on, sinul on nii mõtlen. et kanal või sinu päikesevärav on sinu number 4, mis on siis selline, tuleb sealt mõttekeskusest üles siis kroonkeskuse poole ja see on selline lahendustele orienteeritud, et vastuste leidja kõigele justkui on sul alati vastus, otsid neid vastuseid, see on see, mis sind drive'ib, käivitab nagu näha. Ja ma pakun väga palju lahendusi, sest et minu jaoks tundub see kõik nii loogiline ja siis nagu võib-olla siis, kui ma human designi kohta hakkasingi lugema, siis ma saingi aru selle peale, et enda arust ma loopisin hullult kuldasin kõigile, aga kui tegelikult inimene on vastuvõtlik, siis ma nagu võin jätta selle vastupidise mulje, kes nagu kogu aeg umbes teab kõike, et targutab. Jah, aga ma ei tea tegelikult, aga minu jaoks oligi see, et ma sain aru, et väga tihti mingid asjad, millest ma rääkisin, nii et olidki natukene võib-olla liiga tulevikus mingid asjadega, et ma olin juba sealmaal ja siis nagu ma olin mingi, aga miks ta juba järgi ei tule, et teeme koos asju veel ja et ma saingi aru, et
ma olin nagu vales kohas, siis hakkaski nagu läbipõletama, siis tekivad nii-öelda suhe, igal pool sõprussuhetes või üldse nagu ka mõrad, et lihtsalt ma tundsin väga tihti, et nagu ma tahaksin mingitel teemadel võib-olla rääkida või juba kutsun nagu inimesi kaasa ja keegi ei tule. Et siis see viib sellistesse huvitavatesse kohtadesse. Aga projektorina siis, vaata korda küsimus, mul läks juba, ma hakkasin oma lahendusi otsima peas. Ega ma küsimust ei jõudnud küsida tegelikult. aga ma küsin, et kui ütleme, et see keerukus on üks, aga kuidas see tegelikult võib-olla siis sind aidanud on ja näiteks teie puhul ka, et tiirus, et kuidas sa tunned, et see on see, mis edasi viib ja see on nagu sinu suur tugevus? Mis see kasuelement on? Ma hakkan vajama lahendusi otsima. Mul on strateegia juba jooksev. Ma võin äkki võib-olla korra nagu visata sulle väikse nööri. Mul on nagu mitu mõtet peas liiga palju. Ja enne kui me rääkisime, siis tegelikult Annika ainult vastaski nagu selle kohta, et kuidas kuidas see koostöö tema nagu vaates toimib, et ma ei jõudnudki vastata. Mul ei antudki. Sul ei antud sõna. Me mõtlesime peaks sellele tagasi. Ja minu meelest ongi see, et sinu juhendamisoskus nagu see kõlab kuidagi nagu nii... Õpetaja. Jah, mis mõttes, mis juhendamisoskus, mida see tähendab üldse? Aga tõesti, sa nagu oskad seda teha kuidagi nii, et see ei mõju nagu targutavalt ja õpetavalt. See tuleb nagu nii loomulikult ja väga orgaaniliselt, ma ütleksin. Ja ma ei tea, selles mõttes, et kui ma lugesin seda kirjeldust, siis minu meelest ei ole küll see, et sul on energiat vähem ja sa pead kuskil laadima ennast. Ma ei tea, esimene kord, kui me siin tiirus kohtusime, siis ma nagu vaatasin sind ja ma olin lihtsalt mingi, et mitu kohvi sa oled täna joonud muidu. Et neid ideid ja kõike nagu tuli sealt nii nagu vähe ei olnud, on ju. Aga mul on nii hästi ka meeles see, kuidas, mis meid ma tunnengi kõige rohkem nagu eristab ja on mulle tegelikult päris suureks üllatuseks, sest ma olen ise arvanud, et ma olen nagu üsna strateegiline, aga kui ma olen Annikaga koos, siis ma näen, et ma ei ole üldse strateegiline. Et põhimõtteliselt, kuidas see siis välja näeb nagu piltlikult on see, et mina olen see kahur, kes lihtsalt tulistab ja keerleb ümber oma telje ja siis on Annika, kes lihtsalt suunab seda kahurit nagu. Siis kui me Annikaga esimest korda kohtusime, siis ta ütles mulle kohe, me peame nüüd strateegia paika panema. Ma mingi, no mul on paigas kõik. Augustis me avame ja siis, mis me nüüd veel teeme siis? Teeme lahti, Jah, et mulle endale tuleb hästi loomulikult just nagu lahenduste pakkumine, leidmine, et see kõik tundub mulle nii loogiline. Ja see ei ole. Ma mõtlesin, et võib-olla kus oligi see, et ma sain aru, et nagu teised inimesed ei mõtle nii, et see projektor, kui ma sain sellest projektorist aru ja Human Design, ma olin mingi, wow, see oli mu heureka moment, et okei, nüüd ma saan aru sellest, et miks ma olen nii-öelda võib-olla vales kohas olnud vahepeal elus. Aga jah, mulle väga meeldibki just nagu, kui me koostööd teeme, et siis ma saangi nagu pakkuda neid lahendusi, strateegiad, et kui tulebki mingi ideid, et me saame seda edasi arendada, et seda suur pilti nagu mulle väga meeldib vaadata, et ma ise ei arvanud ka, et ma olen nagu strateegias hea või nagu ma arvasin, tavaline või nagu, et kõik ju mõtlevad nii, kõik ju teevad nii, et nüüd, kui ma olen käinud ja teinud mingi konsultatsiooni, et siis ma saan aru, wow, et lihtsalt see on nii kuidas nad ei tea, et nagu, et see on nagu minu jaoks olnud alates siis, kui Pille kutsus siin teise tiiru üritusi tegema, et see on minu jaoks nagu väga suur edasiviiv jõud olnud ja see on andnud mulle endale enesekindlust ja julgust ja niisugust inspiratsiooni, et et ma saangi aidata inimesi oma teadmistega, mis mulle tundub, et kõik ju teavad, et ma arvan, et ma olen nagu maha jäänud, et kõik juba teavad ja oskavad. Ja mulle jällegi on see andnud nagu seda, et võib-olla olla ka avatum nagu ka teistele inimestele, kes ei ole võib-olla projektorid. Mul on ka mingid ise hakanud generaatorid, kes tahavad juhendada mind kangesti, on ju. Et no selles mõttes, et see, kuidas sina seda teed, mul on seda lihtsalt väga lihtne nagu vastu võtta, on ju. Et võib-olla see ka õpetab mind inimesena nagu seda paremini vastu võtma. Et see on mul endale nagu hästi suur väärtus olnud tegelikult. Ja siin tihtipeale on ka see, et me kõik arvame, et me toimime nii nagu meie toimime, et toimivad kõik teised. Et siin üsna tihti üllatusi, et oot, kas kõik ei saagi nagu energiat juurde, kui ma teen midagi, mis mulle meeldib, et see on ju kõigi puhul kehtib. Tegelikult näiteks projektori puhul ei ole. Et neid elemente on nii huvitav vaadata, kuidas me oleme justkui nii endaga harjunud, et see eeldus, et kõik on sellised, on nii loomaomane. Ja, et seal on tavaliselt lugemistel kaks suunda või nagu kaks sellist avastust, mis inimesed ütlevad, et mingid elemendid ongi see, et
see, kuidas ma toimin, see ongi normaalne, ma võingi olla selline, see on minu mingi kiiks. Ja teine asi on tõesti see, et aga ma mõtlesin, kõigil on niimoodi, et noh, mingisuguste annete või oskustega, eriti kui minna nagu süvitsid, siis on lihtsalt nii palju seda, kas kõigil ei olegi või? Ja siis, kui sa hakkad jagama inimestega, et sa saad aru, et ongi, et mida inimesed siis sinus hindavad ja tihtipeale need superanded ongi need asjad, mis toovad kõige rohkem väärtust ka just teistele inimestele, et ka human designi idees tegelikult ongi see, et mitte ainult endale jätta kõiki seda oskuseid, teadmisi, vaid kuidas seda maailmaga jagada ja kuidas igaühel saab olla täpselt oma see õige roll. Ja siin ka, et kui me teie koostööd juba esimesel korral Tiirus nägime, tulime sellele üritusele, eks ole, aga me ei teadnud siis, et te koostööd tegime, aga me lihtsalt saime nagu aru, et siin toimub selline mõnus sünergia ja kõik justkui nagu voolab ja ma tajusin kohe ära, et siin on üks inimene, kes kohe kaameraga käib, on õigel ajal, pildistab kõiki kogu aeg strateegiliselt vaatab, eks ole, et ja siis tuligi välja, et sa oled projektoris. No, kõik. Ja siis ma pakkusingi, ma arvan, Pillen generaator. Jah, selle. Aga kui lõpetuseks võib-olla teilt mõlemalt üks selline soovitus, et mida te tahaksite kaasa öelda, et olgu see siis iseenda selle human design informatsiooni baasil või üleüldiselt? Ettevõtluse poole pealt näiteks kas või? No minu ainus soovitus on jälgida enda elukutset, leida see üles ja seda jälgida. Et see muudab lihtsalt kõik nagu nii palju paremaks. Ma nagu reaalselt tunnen, et mu kohal on mingi portaal avanenud ja lihtsalt kõik on nii ilus ja tore ühtäkki. Ja nagu ma ei tea, aasta aega tagasi, no keegi oleks midagi sellist öelnud, ma oleks mõelnud, et ma ei tea, okei. Ja ma nõustun 100% sellega, et see just oma elude käimine, aga ma arvan ka seda, et keskenduda oma tugevustele ja aru saada ka, et millal on vaja puhata ja noh, et nagu ikka inimelus, et ei ole vaja üle rapsida, et võib-olla see, et human design saabki olla see toetav süsteem, kuidas sa saaksid lihtsalt paremini toimida iga päev inimesena, saad olla parem sõber, parem kaaslane, kõike nagu, et ma arvan, et see on selline oluline asi, et keskenduda tugevustele ja leida oma see toetussüsteem. Just, ja human design on ju selleks nagu suurepäraseks abiks, on ju. Täpselt, et kõik 100% kindlasti lähegi täppi ja see on täiesti normaalne, aga võib-olla lihtsalt seda mõista seda toimimisviisi ja siis sa mõistad iseennast ka paremini, on lihtsalt kergem elada iga päev. Jah, nii et kes tahab näha teie omavahelist mõnusat koostööd, siis teil on juba järgmine üritus 20. veebruaril, eks ole. Jah. 3 vist või? Peate olema kiired. Ja see on tõesti viimased kohad, kiirustage. Jah, et see on uskumatu näha seda koostööd siin ja seda energiat ja meil oli ka kindel soov, et kui me teeme seda podcasti, siis me teeme just siin, et siin on nägemus, et te tunnete seda energiat. Et kui te sisse tulete, et see ei ole lihtsalt tavaline kaltsukas, see on taaskasutusbutiik ja siin on seda hõngu, siin on seda sära, siin on seda sellist luksust, rõõmu. Iseloomuga, just iseloomu siin kindlasti. Aga suur aitäh ja kui teid kõnetas või tekkis huvi, mõtlesid, et okei, aga mis mina siis olen või mis minu see päiksevärav on või kuidas minu koostööpartneriga see sünergia toimib, siis me teeme ka individuaalseid lugemisi, olgu see siis üks-ühele, ütleme karjäärialaselt või mingi konkreetse teemaga, aga samamoodi ka neid suhtelugemisi, kas oma elukaaslasega või siis äripartneriga, et võite meile kirjutada. Ja aitäh teile. Aitäh kõikidele, kes täna tulid, kes kuulasid ja me paneme nüüd salvestuse kinni ja siis teil tekib võimalus küsida. Aitäh.